Täna me küpsetame ühe sellise lahtise piruka, kus üks peamisi komponente on must küüslauk. Ja siia tuleb tainas, ma saan aru, muretainas. Jah, et oleks selline hea kiire poissmehe pirukas, me tainast ise siin valmistama ei hakka. Võtame poest. Poes on olemas igasuguseid taineid, kaasa arvatud täiesti normaalse konsistentsiga muretainas, mida on hea lihtne küpsetada. Keerame servad ülesse, et meil oleks kuhu sisse pärast seda täidist panna ja täidis ilusti ka välja paistaks. Mis ma siia täidisesse võin hakkima hakata samal ajal, kui sa seda kausikest teed? Erinevaid köögijuurvilju, et mis ainult hetkel külmkapis on ja vähe tuleb. Täna siin on näha igatahes, et paprika on sul välja võetud, siis läheb avokaadot sisse, suvikõrvits ja tomatid ja muidugi must küüslauk ka. Tomati paneme peale sinna, siis läheb nagu eriti äge selline krõbedalt. Ja siis põhimass, mis talle sellise prantsuse pärase piruka annab, siis selle segame kokku toorjuustust ja munadest. Ütlen ausalt, et mina ei olegi kunagi musta küüslauku maitsnud. Ja et ma tegelikult proovin kohe ära, mis tal siis erilist peaks olema. Magus on. Jaa, must küüslauk on magus. Tegelikult tegemist on täiesti naturaalse asjaga, et ei ole pandud ühtegi maitse ega säilitus ega värvainet juurde, aga küüslauk tegelikult ongi oma omadused väga magus. Ta on 25-27% suhkrut küüslaugus, see on sama palju kui banaanis. Ainult, et küüslaugule annavad selle vänge küüslaugu maitse ja lõhna väävlühendid. Ja kui need väävlühendid käivad üle, siis magus maitse ei tule välja. Aga kui nüüd siis musta küüslaugu tootmise aeg, mis on siis pikaajaline kuumutamise protsess, umbes 21 päeva, 3 nädalat, 70 kraadi tuuris ja siis suhkur selle aja jooksul pikaldasel küpsemisel karamelliseerub, see annab talle siis selle musta värvuse. Nii et see küüslauk on tekkinud nii, et sa oled ahjus hoidnud seda 3 nädalat. Köögiahjusse töö teha ei saa, ma ei saa kodus endal panna vist 3 nädalaks ahju tööle. No teoreetiliselt sa saad seda köögiahjus teha, aga tõenäoliselt su naabrid tulevad sulle kallale, sellepärast et kõik see väävel, mis sealt välja lendab, eks ju, see peab kuhugil minema ja sihukese juurde tuleb sulle tuppa. Kui me teda tööstuslikult toodame, siis meil on spetsiaalne ventilatsioon, mis viib selle siis välisõhku. Kuidas sina tulid selle peale, et nüüd üldse hakata tootma musta küüslauku? Tegelikult must küüslauk on traditsiooniliselt pärit Koreamaalt. Ja seal on teda toodetud erinevate andmete põhjal ikka väga pikalt. Mõndade andmete puhul paar tuhat aastat, mõndadel isegi kuni 4000 aastat on teda väidetavalt leitud ka teatavatest hauapanustest. Aga mina leidsin ta siin just nimelt üks tuttav Soomest pärit inimene küpsetas seda oma koduahjus, nii-öelda kuuri all küll, mitte köögis. Ja sealt mina selle mõtte adopteerisin ja hakkasin uurima, et mis ja kuidas siis sellega toimetada võiks. Nii, aga nüüd on need kausikesed enam-vähem valmis, paneme need natukeseks ahju küpsema, selleks, et need servad jääksid nagu kõvemad ja me saaksime need kausid pärast täita siis selle massiga, mis me siin valmistame. Et vastasel juhul see asi voolab meil laiali. Nii. Ja ma segan siis järgmiseks kokku toorjuustu ja munad. Mis asju sa veel musta küüslauguga küpsetad? Ma arvan, sellest võib saada, sest see on nii magus, sellest võib saada nii soolast kui ka mingit magustoitu kindlasti. Näiteks must küüslauk on suurepärane segada erinevate smuutide sisse. Ja või siis segada näiteks valge jäätise sisse või siis näiteks kasutada teda šokolaadifondüüs. Nii, siin minu kausis mass hakkab valmis saama, et võib siia nüüd muud köögiviljad sisse segada. Tainas paistab ka, et hakkab võib-olla valmis olema. Taina võiks vist küll juba välja võtta. Kausikesed on valmis. Segame need asjad siia sisse ja kokku juurde. Ühesõnaga paprika, avokaado ja suvikõrvits on need, mis siia lähevad nüüd. Küüslauk on ju, kõik ütlevad eriti siin praegu külmal talvel, et küüslauku tuleb süüa, siis tervis on hea. Kas sellesse jääb ka tegelikult kõik see hea asi alles? No kõik on väga suhteline mõiste, et kui me räägime vitamiinidest, mis on võib-olla kõige lihtsam mõiste, siis vitamiinidest me kaotame umbes poole võrra ja vitamiine suhteliselt lihtne leida ka teistest toiduainetest. Et antioksidantsus, musta küüslaugu antioksidantsus on kuni 80 korda kõrgem kui tavalisel küüslaugul. Ja antioksidant, see on siis
tegelikult palju keerulisem meil tavalisest toidust leida. See on see siis, mis hoiab neid noore, ilusa, vitaalse ja tugevana. Et ta on tõeline eestimaine supertoit just antioksidantide poolest. Teen veel või on küll? Ma arvan, et sellest on küll. Pane natukene soola. Piparaga tuleb olla musta küüslaugu roogade puhul tagasihoidlik, sellepärast et pipart tapab selle maitse ära, kui ta rohtralt on. Ja pipart natukene. Natukene võid panna. Nii, ma arvan, et sellest on küll. Segame ära ja lõika ole ja neid tomateid veel natukene peale. Neid laome siia eraldi kihina. Musta küüslaugu puhul on tegemist selle 5. maitse umamiga, mida inimene üldse tunneb peale magusa, soolase, mõru ja mis see? Hapu just nimelt, jah. Ja ta võib-olla esialgu tundubki inimestele natukene võõras. Ta see ka natukene aasiapärane on see maitse. Siia peale? Jah, laua peale. Et ma paneme see kõik ära siia. See mehisem on sulle ja see pisem on mulle. Niimoodi on jagatud ära. Suurele Peetrile ja väiksele Peetrile. Kui kauaks ahju paneme? No ahju paneme, vaatame, millal ta valmis saab, ega siis peab seda silma järgi hindama, aga ma arvan, et 20 minutit umbes maksimaalselt, mitte rohkem. Et küüslaugud on nagu suures külmkapis. Jah, selline suur külmkapp, kus me teda siin küpsetame siis. 70 kraadi ja kile sees. No niiskust tuleb kuidagi hoida. Kõiksugu tervist võib siit liiga palju ka tulla, kui hästi hingata kogu aeg sisse. No eks iga asi, mida liiga palju saada, hakkab muutuma mürgiks. Et ma ise ikkagi töötan spetsiaalse kaitsemaskiga siin. Ja ventilatsioon otse õue ikkagi, et see niiskus ja väävel otse õue viia, mitte ruumi tõmmata. On see mingi kindel sort, millest saab musta küüslauku teha? Tegemist ei ole eraldi sordiga, tegemist on tavalise eestimaise küüslauguga, mis on siis pikalt kuum töödeldud, et teda kasvama sellisena panna ei ole võimalik. On keegi üritanud? Jah, on siin mõnikord pahandatud minuga, et miks ta ei lähe kasvama. Et tegemist on kuum töödeldud asjaga ja makaroniga ei saa kasvama panna, ei tule nisu sellest. Tundub, et äkki on pirukas valmis. Kuidas sulle tundub? Lõhnad on head. Sellise musta küüslaugu piruka jaoks tuleb siis teha muretainast korvikesed, sinna juurde segada toorjuustu ja munaga selline segu, soola, tsipakene pipart ja sisse siis erinevaid juurikaid paprikat, panime meie avokaadot, suvekõrvitsat, tomateid ja kindlasti siis musta küüslauku.